olen Päästeameti ohuteaduse kommunikatsiooni osakonna juhataja. Et ma teen meie poolt esmase sissejuhatuse ja siis annan Sallile üle ja ma usun, et me saame äkki 10 minutiga esmaselt tehtud ja kui on vaja küsimusi, siis täpsustame. Et ma tean, et väga palju materjale on korduvalt juba teieni jõudnud ja praegu peamised küsimused, mis meile on tulnud, on tõstatunud seoses sellega, et Soomes, Eestis, Lätis, Leedus on samalaadses ohus olnud erilaadsed käitumisjuhised, et ma arvan, et kõige illustratiivsem oli siin nüüd juba vist üleeilne Aktuaalne kaamera, kus Eestis droon alla lasti, aga Lätis, Leedus või Lätis, kus ei lastud, suunati inimesed koolidesse varjuma. Et ma käin esmaselt üle meie need põhimõttelised juhised ja nii palju, kui ma Kaitseväest rääkida tohin, et mis need parameetrid on, aga meil on 2 ohtu. Meil on kujundlikult kollane ja punane oht. Et Kaitsevägi on hinnanud, et juhul, kui meil on piirkonnas droonid või muud ohtlikud lennuvahendid, mis otseselt ohtu ei kujuta, kus Kaitsevägi hindab, et oht on madal, see on eksinud õhuruumi, ta on sisenemast, aga see lendab üle või ta ei kujuta elanikele vahetut ohtu, siis sellisel juhul me saame selle teavituse, mida me oleme praegu saanud. Me saame selles piirkonnas, kus Kaitsevägi hindab, et see võimalik oht on SMS-idega ja kõigile, kes on Eesti äpi või ole valmis äpi, eelkõige Eesti äpi alla laadinud ka Eesti äpi kaudu. Soovitan kiiresti kindlasti uuendada ja vaadata ka üle, mis piirkondade seaded olete endale pannud, et kus te soovite teavitsi kätte saada. Eesti äpis tuleb sekunditega ja SMS-is esimesed saavad ka sekunditega ja olenevalt alast võivad viimased saada 5 minuti jooksul või üle Eesti siis äkki kusagil poole tunni pluss jooksul. Aga sellisel juhul antakse teada, et võimalik õhuoht või võimalik drooni oht ja drooni nähes varjuge. Ja siin see kõige olulisem juhis on juba selles lauses kirjas, et juhul, kui sa näed või kuuled või kahtlustad drooni, siis varjumise tavaline algoritm, mille leiab ole valmis leheküljelt juhistest, aga põhimõtteliselt lähim siseruum, eemal akentest ustest, madalale korrusele, maapinna lähedale, võimalikult mitme seina taha ja õues leiab oht, kus on takistus, ühelt poolt takistus on hea, kahelt poolt veel parem, kolmest suunast veel parem. Võimalik oht ehk siis see nii-öelda kollane tähendab seda, et meil elu läheb selles piirkonnas edasi. Iga inimene võib muidugi ise otsustada, millisel viisil ta käitub ja tahab käituda, aga suunis on, et saab jätkata tavapärast elu. Ja erinevus täna tõesti on, et Läti on nüüd ka sõnastanud, et võimalik õhuoht, aga nemad praeguse seisuga suunavad varjumisele, aga kes on Läti meediaruumi jälginud, mida ma praegu huviga teen, seal käib tõsine debatt, et hetkel on neil tegelikult hoiatusväsimus ja käitumisväsimus ühiskonnas tõsise teemana üleval. Ja punane õhuoht, mida meil ei ole käivitatud, see tähendab seda, et kui tuleb varju kohe, siis selles sõnumis on kirjas õhuoht varju. Et seal ei ole lisasid kirjas ja ka Kaitsevägi võib hinnata, kui seal piirkonnas on, et ta võib käivitada ka sireenid. Sellisel juhul varjumine. Jälle varjumine lähimas kohas, samas hoones, madalale korrusele, siseruumidesse, eemal akentest ja kuidas ta täpselt teha, see ongi see, mis sõltub hoonest, mis sõltub asukohast. On hooneid, kus on kelder, on hooneid, kus võib-olla koridor on see koht, kus on mitu seina. Et see on see koht, kus plaanid ja tegevused peavad koolid ise üle vaatama. Et hetkel meil need käitumisjuhised on külgnevatel riikidel natuke erinevad, aga praegu tundub, et ma ei saa ennustada, mida partnerriigid teevad, aga nad on ka üle vaatamas, mis on see käitumisalgoritm, mis tüüpi ohu korral. Aga äkki Sally ütle, kui ma midagi enda poolt olen unustanud, kui ei ole, siis ma annan otsa sulle. Pärast saab küsida muidugi. Ja aitäh, mina olen Sally Hinrikus, kriisiteadlikkuse talituse juhataja Päästeametis ja räägin hästi põgusalt, lühidalt mõned sellised nupukesed üle, mida iga kool, haridusasutus täna saab iseenda jaoks teha ja kohe ära teha, et seda olukorda, segadust ja stressi maha võtta. Kõige esmane asi, mida me tungivalt soovitame, on see, et Päästeamet on välja töötanud elanikkonnakaitse pädevusmudeli. Pädevusmudel ja selle materjalid on kättesaadavad kõigile Päästeameti kodulehelt. Googleldades annab kohe vaste
See on hea võimalus alustada elanikkonnakaitse teemade integreerimist oma igapäevasesse õppetöösse. Ja isegi kui seda kõike tundub võib-olla väga palju korraga, siis on väga okei sealt välja otsida varjumise tükikene ja alustada sellest, kuna see on täna sihuke päevakorras olev tegevus ja teema. Vaadake, palun tutvuge sellega, vaadake, mis seal on, kuidas te saate varjumisteemat lastega käsitleda ja kuigi see võib-olla tundub veidi selline teadmatus ja hirmutav, siis see on imeline võimalus ka õpetajatel ennast kurssi viia viimaste varjumise juhiste põhimõtetega, sest sellele tegelikult peaks siis järgnema ka praktika. Ehk siis kõigepealt esimene asi, minge palun otsige üles elanikkonnakaitse pädevusmudel Päästeameti kodulehelt ja tehke selgeks, kuidas enda haridusasutuses saaks rakendada koheselt vähemasti varjumise osa. Siis teiseks, tehke plaan varjumise kohta koolis. Isegi kui teil ei ole veel koolis kriisiplaani või kui teil on ja see on uuendamata, siis vaadake otsa varjumise osale ja lisaks sellele, et tekib plaan või arusaamine, peab sinna järgnema ka harjutamine, et meie kutsume üles sellele, et varjumise harjutamine võiks olla tavapärane tegevus iga-aastaselt, nagu on näiteks tulekahju korral tegutsemise harjutus, mida ju haridusasutused nagunii teevad. Ja miks seda on oluline harjutada, mitte ainult läbi mõelda ja planeerida, on see, et tegelikult see harjutamine annab teile praktilise teadmise, mitte ainult teoreetilise. Te saate aru, kes mahub, kuhu mahub, kas mahub, kui kiiresti lapsed liiguvad, olenevalt lastest, hoonetest, et seda on hästi raske meil siit suunata, prognoosida või kuidagi juhtida seda protsessi, et sellepärast väga tungivalt soovitame, harjutage läbi. See aitab teid, aitab lapsi ja aitab seda päris elu formaati sinna juurde saada ja mitte jääda teadmistest teoreetiliseks. Siis meil on üles tulnud veel 2 teemat, mida meie koolitajad on tagasi peegeldanud, mis pidevalt siis lauda tulevad haridusasutuste liinilt, et käin need ka läbi. Ja esimene on siis, et kuhu ikkagi varjuda. Ja siinkohal on hästi ühene soovitus, et kui te saate varjumise korralduse, siis te varjute sealsamas hoones, kus te olete. Kui enne Argo ütles, et mõelge läbi, kus varjuda sees, kus varjuda väljas, siis ta mõtles sellel seda, et kui te viibite juba lastega väljas, siis võib-olla peate varjuma mujal kui hoones sees. Aga muul juhul, ükskõik mis hoones te olete, siis varjumiskorraldus antakse koheseks varjumiseks, sellega on kiire. Me oleme kampaanias öelnud, et varju 3 minutiga, aga tegelikkuses võib olla varjumiseks ainult minut. Ehk siis palun ärge planeerige lastega varjumist selliselt, et hakata lapsi pakkima ja viima kuskile teise hoonesse, võib-olla teise linna otsa avalikku varjumiskohta ja nii edasi. Ehk siis hoones olev parim võimalus varjumiseks, isegi kui teil ei ole varjumiskohta, see võib olla koridor, akendeta ruum, halvemal juhul laua alla, veel halvemal juhul katta panna maha pikali, katta pea ja nii-öelda vaba nahapind, et võimalikult vähe viga saada. See kõik on parem, kui hakata lapsi pakkima ja liikuma kuskile 500 meetri kaugusel olevasse avalikku varjumiskohta. Et see põhimõte peab olema hästi selge. Ja teine teema, mis on üles tulnud, on seoses kooli ja lastevanemate teema. Et hästi selge, et kui kodus on sellel teemal segadus, siis see segadus kandub ka kooli. Või vastupidi, kui koolil on varjumiskorralduse ja kogu drooniohu osas segadus, siis see läbi lapse kandub ka koju. Ehk siis meie soovitus on, et suhelge enda laste ja lastevanematega. Tehke näiteks lastevanematele ka infotunde, pange infot e-kooli, Eliisi, erinevad stuudiumid, mis need infokanalid on, mida te kasutate, võib-olla infokirjad, koolilehed. Leppige kokku, kuidas saab infovahetus olema siis, kui on läinud olukord varjumisvajadusele üle. Kui näiteks Lätis riigieksam peatati varjumiskorralduse tõttu, siis seal ka oli näha, et murekoht tekkis, et vanemad hakkasid tulema oma lastele järgi keset varjumiskorralduse aktiivset perioodi.
ja see on see, mida ma palun, et te edastaksite infona ka oma laste lastevanematele, et kui varjumiskorraldus on üleval ehk aktiivne, ehk olete saanud sõnumi või kuulnud sireeni ja sellele varjuda, suunisega varjuda ja te ei ole saanud teist sõnumit, mis ütleks, et varjumiskorraldus on lõpetatud, siis selles perioodis ei peaks ükski lapsevanem oma lapsele järgi sõitma, liikuma, helistama, paluma oma last pakkida ja kuskile saata, sest ka lapsevanem peab samal ajal varjuma. Ehk siis palun proovime eos kasvatada ennast, oma töötajaskonda ja ka oma lapsi ja lapsevanemaid, et aktiivse varjumiskorralduse perioodil me kõik varjume ja usume ja usaldame, et me kõik oleme teinud endast parima, et meie lapsed oleksid hoitud ja meie töötajad kaitstud ja siis võtame ühendust ja tegeleme siis laste äraandmise, koju saatmisega peale varjumiskorralduse lõppu. Sellised suunised siis minu poolt ja veel kutsun üles kõiki töötajaid, haridustöötajaid läbima koolitust olevalmis.ee/koolituslehel, saadame selle info meilina järgi ka. Seal on 3 keeles tasuta elanikkonnakaitse e-koolitus üleval kõigile läbimiseks. Palun levitage seda infot ka oma lastevanemate suunal, see annab väga head taustainfot. Mis ohud üldse on, milles me täna oleme, seal on ka käitumisjuhised seoses varjumise ja võimaliku õhuohuga ja see kindlasti aitab seda segadust ja stressi maandada siis nii koolis kui kodus kui laste hulgas. Aitäh! Elo, sul on mikrofon kinni. Vabandust, et aitäh teile mõlemale ja nüüd, kui kellelgi on küsimusi, siis palun andke käega märku või pange see chatti, et meil on veel natukene aega, kui me saame. Siin on üks küsimus Ott Ojaverilt, et kas saaks Päästeameti poolt selle kohta lühikest teavet, mida koolid vanematele saadavad? Mõni sõnum, mõni olemasolev selline kiri, valmis kujul kiri, siis mis keeles nendega nii-öelda või missuguses tonaalsuses nendega rääkida, et kas selline võimalus on olemas? Argo, sa võid täitsa vabalt rääkida. Jah, et siin oleks täitsa abi, äkki tõesti koos ATM-iga paneme kokku ja ma vaatan, et meil Ole valmis leheküljel, meil on tõesti seal alapeatükk nagu varjumine tööl koolis muus avalikus hoones. Aga Leedus see läks päris suureks poleemikaks, peaminister Ositiga sellepärast vabandas, et tõesti me peame sinna mustvalgelt kirjutama, et varjumiskorralduse ajal lapsel järgidlek või veel enam lapsega koolist ära minema seab nii lapsevanema kui ka lapse ohtu. Selle lause me tegelikult peame sinna lisama. Ja ma usun, et Elo, et teil on veel mingid materjale minemas, et paneme selle sinna juurde kuidagi. See on väga hea tähelepanek. Et me igal juhul järgmise nädala jooksul saadame koolidele selle kirja nii-öelda põhja, mida siis saab oma lapsevanematele edastada. Siis kui on häire drooni nähes varjuge koolipäeva lõpus, kas 1. klassi lapsed ootavad peale tundi koolis häire lõppu? Hetkeseisuga meie soovitus ja see juhend on elama elu edasi. Et siin peavad lapsevanemad ja kool peavad selle protsessi läbi rääkima. Ja see on see, mida me ka selles edastatud juhendis, ma tean, et see on vist tänaseks kõikidesse koolidesse vist juba mitu korda jõudnud, et kuivõrd oluline on rääkida omal peres, koolis ja lastega koos see juhis läbi. Et jällegi me nägime Aktuaalses Kaameras, et inimene nägi drooni, oli huvitav, filmis, aga jällegi ta võib alla tulla suhteliselt kiiresti, kui on seda näha. Selli. Ma veel täiendan, et Argoga nõustun, ehk siis mõte on see, et kui ei ole aktiivset varjumiskorraldust õhus, siis kõik elavad tavapärast elu edasi, aga jõuan tagasi oma esimese punkti juurde, ehk siis pädevusmudel aitab teil igas kooliastmes rakendada neid teemasid siis tavalisse õppetöösse, et laste teadlikkus ja oskus kasvaks vastavalt nende siis vanusele ja oskustele, võimekusele, et see laps oskaks ka neid ohte siis märgata väljaspool kooli. Ehk siis see aitab sellel lapsel kindlasti saada paremat teavet ja paremat oskust siis enda ees seista ka sellel hetkel, kui tal on tunnid läbi ja ta on saadetud kodupoole teele. Ehk siis me jälle jõuame tagasi sinna, et vaadake palun sinna pädevusmudelile sisse. Aitäh!
Nii, ja nüüd on veel, kordame sellele, et kas meil on juhised selle kohta, kuidas seda varjumisplaani koolis teha või me saadame need laiali, ma igaks juhuks küsin üle. Saadame kõik info, mis meil selle osas on, me pakime selle kokku, saadame Elole ja tema saab teile kõigile edastada kõik need olulised lingid, viited, põhjalingid ja nii edasi. Ehk siis paneme paketi kokku. Hästi, järgmine nädal teeme selle ära. Ja kas koolidesse saab teid esinema kutsuda, kui on soovi mõnel koolil oma lapsevanematele näiteks või töötajatele rääkida? Võite soovi avaldada ikka. Ei saa täna lubada, et me igas koolis jõuame eraldi käia, koole on palju ja ettevõtteid ja kõiki muid niisuguseid huvi ja abivajajaid on palju, aga oleme pigem rakendanud siis veebi teel selliseid infotunde, infopäevi. Hea meelega teeme, kui on huvi ja soovi. Lihtsalt mida rohkemale massile me korraga saame seda teha, seda tehtavam see meie jaoks on. Ja siin on, kordame veel üle, siin on üks küsimus tulnud veel meie vestluse ajal, et kui tuleb teade võimalikust ohust keset õues toimuvat spordipäeva või õuevahetundi, et kas siis jätkata seda vahetundi või spordipäeva või minna koolimajja? Meie soovitame jätkata. Meie soovitame jätkata ja soovitame siis praktilise soovitusena, et õpetajad hoiaksid oma telefonid selliselt, et vajadusel, kui see järgmine sõnum peaks tulema, sellele ei pruugi järgneda sõnum varjumiskorraldusega, et siis keegi seda sealt märkaks, aga me kindlasti ei soovita täna ühtegi tegevust pooleli jätta, kaasa arvatud õues olemist, spordipäeva, lasteaialastega mängimist ega ühtki muud tegevust. Ja sinna juurde lisan, et kui on ka õuevahetund, siis sellisel juhul mõistlik ja hea on, kui seal täiskasvanud inimene on väljas ja pöörab seal kõrvalt tähelepanu sellele. Tõenäosus on väike, aga see teade saadetaksegi välja Kaitseväe poolt, sest on riskkoht, et lihtsalt kui märkab riski, kui kuuleb seda droonipõrinat, seda saab olevalmis lehelt kuulata, siis suunata lapsed kiiresti siseruumidesse. Siseruumis viibiv inimene on juba palju rohkem kaitstud kui väljas viibiv inimene. Aitäh! Praegu rohkem küsimusi ei ole, nii et suur tänu teile. Ma nüüd lõpetan salvestamise ära ja